Tere! Mina olen Jaana Mäomaa, raamatupidaja ja ettevõtja. Täna toimub minu järjekordne podcast ja mul on külas selline imeline inimene nagu Heidi Blumberg. Et Heidi, äkki sa tutvustad ennast ise, kes sa oled ja? Mhm. No ma olen siis ettevõtja ja ettevõtjaks sain ma juba üle 24 aastat tagasi, nii et mulle meeldib kõige rohkem öelda, et ma olen selline ettevõtja ja ma olen 4 lapse ema ja ma olen siis, millega ma inimesi tegelikult aitan, on see, et ma teen erinevaid asju et ma kõige rohkem armastan öelda, et ma aitan naistel luua oma elu. Jah, mis iganes see siis tähendab, ongi see, et kuidas saada paremasse kohta, kuidas saada strateegiat oma elu jaoks, kuidas ettevõtte strateegiat paika panna, kuidas seda kõike lihtsalt teha siis oma elus, on ju. Nii et ma õpetan eelkõige seda ja see ongi nagu selline suur vihmavari, mida ma teen ja ka siis on seal vaja coaching ut või teraapiat või üldse on vaja strateegilist mõtlemist natuke. Et mul on selline taust, alustasin siis oma õpingutega Tartu Ülikooli rahanduses, strateegilises juhtimises, nii et mul on väga hea vaade sellele, et millele oma tähelepanu panna, et tihti me rapsime asjadega ringi selle asemel, et teha tegelikult seda, mida me tegelikult oleme siia maailma sündinud tegema. Aitäh! Aga tuleme nüüd selle juurde tagasi, kui sa alustasid. Et sa enne ilmselt olid ka palgatööl Mhm, või olid kodune lasteema. Et mhm, kuidas sinul see algus oli, kus sul see idee tuli mhm. ja kuidas see nagu üldse sündis, see sinu ettevõtlus? Ja et tegelikult ja, et kui ma alustasin oma tööpõldu juba päris varakult, et minu kõige esimene töökoht oli tegelikult, kui ma käisin koolis, Tartu Puukoolis istikuid istutamas oma kooli vaheaegadel suvel. Nii et ma võisin olla siis 16-17-aastane ja 19-aastaselt tegelikult oli minul nagu selline päris selline töökoht, mis mind hästi elevile ajas, oli siis, kui Eestisse tuli McDonald's. Nii et kui mäletad, oli restoran Tallinnas ja tuli ka Tartusse, siis ma olin selles nii-öelda stardipositsiooni juures. Ehk siis minust sai üks esimesi McDonald'si nii-öelda neid mänedžeri, saali mänedžere ja see karjäär mulle hakkas nagu väga meeldima ja ma sain aru, et mulle tegelikult väga meeldib see juhtimistöö. Nii et see innustas mind veelgi rohkem õppima siis Tartu Ülikoolis ja siis ühel hetkel 3. kursusel õnnestus mul ühelt tööintervjuule minna, kus oli selline saladuskatte all intervjuu, et otsitakse lihtsalt sellist inspireerivat juhti ja mind valiti siis ja mul õnnestus olla siis jälle järgmise asja juures, ellutoomise juures ja mulle meeldib hästi see ellutoomine, kui sa märkad natukene minu Mhm. igapäevast tegutsemist ja tookord oli siis ellu toodi siis Seppelini kaubanduskeskus Tartus. Nii et ma olin 3 aastat olin Zeppelini nii-öelda haldusjuht, tegutsesin turunduses, maja inimestega, kõik toimiks, rentnike leidmine, intervjuud. Ja samal olin ka Kangas ja Nööbi Tartu ärijuht, nii et seal oli siis sama omanik Peeter Luik, kes on praegu üks top rikaste tabelis vist 50. kohal sellel aastal on Eestis Äripäeva andmetel. Ja mul õnnestus siis Peeter Luige nii-öelda tiimis olla väga lähedal sellele inimesele, et ma hakkasin nagu mõistma, kuidas nii-öelda need edukad inimesed mõtlevad, jah. Nii et siis juba ma jäin juba esimese lapse ootele ja ma tulin tegelikult siis töölt ära ja ma ei olegi kunagi palgatööle tagasi läinud. Nii et minu lugu on siis selline, et siis ma olin pikalt kodune ema, aga abikaasaga siis Levisega tegutsesime siis ikkagi ettevõtluses edasi, nii et see ettevõtlus ei pea olema nii, et kui sa oled kodune ema, et sa ei tee mitte midagi, on ju. Et see on ikkagi erinevad asjad, mis sa siis sel hetkel saad teha ja alati me saame midagi teha, ei ole nii, et me ei saa üldse midagi teha, kas või tund aega päevas, nädalas võib-olla sul on, et midagi edasi arendada oma asja, nii et selline vaikne arendamine siis käis ja kui mu 4. laps sai 2-aastaseks ja läks lastehoidu, siis ma tegelikult alustasin siis seda ettevõtet, mida ma praegu siin põhiliselt teen, ehk siis Heidi Blumberg International sündis ja ma olen nüüd viimased 9 aastat siis aidanud just naisi, kuidas siis luua endale selline tasakaalus ilma läbipõlemiseta elu, teenida raha enda jaoks, pere jaoks, oma tuleviku pensioni jaoks ja kuidas samal ajal olla siis nendes erinevates rollides, jah. Mhm. Aga kui nüüd päris alguse juurde tulla ikkagi tagasi, et kui sa nüüd olid seal kodus ja seda ettevõtlust hakkasid tegema, Mhm. kas sa tegid kõike üksi
või sa juba kohe nagu kaasasid ka abilisi, ma mõtlen assistente või kuidagi? Esimesed 3 kuud ma tegin üksi, jah, aga siis mul oli selline tore abiline oli kodus, kes käis tegelikult mul koduabiliseks ja siis ma nagu hakkasin talle nagu tasapisi ülesandeid üle andma. Ehk siis andsin ära siis sellised asjad, mis olid igavad minu jaoks, ehk siis paljud asjad, mis oli nagu kontrollimine, funktsioon näiteks selline asi. Üks esimesi asju, mida ma ka ära andsin, oli näiteks raamatupidamine, on ju, et kui me täna räägime see köögi pool, et ma tegelikult lõpetasin ju rahanduse magistri, on ju, ehk siis tegelikult ma olin valmis minema nii-öelda raamatupidajaks, pearaamatupidajaks kuskile ettevõttesse. Aga see jälle ma vaatasin, et see on jälle see, mis ei ole nagu, mis ei ole see asi, mida ma küll oskan selle rahadega kõike ümber käia, aga see võtab nii palju aega tegelikult, võtab sellist aega, et ma näiteks, kui ma teen oma arveid, siis samal ajal ma ei saa teha mingit sellist loomingulist asja, on ju. ma ei saa istuda ja mõelda, et okei, et ma teen inimestega sessioone, kus ma coach in neid näiteks nende tulevikuvisiooni või vaatan, miks nad ei tegutse, miks neil motivatsioon maas on, miks nad on läbi põlenud. ma ei saa samal ajal neid kõiki asju teha, on ju. ja mul on vaja siis kedagi, kes on nii-öelda selline projektijuht, kes aitab, kellele see paneb silmad särama, on ju, kes tahabki võib-olla neid arveid vaadata, otsida taga, et millised on laekumised ja miks inimesed maksnud ei ole või miks inimesed kirjutavad, et ma ei saa ligipääsu millegile, siis mul oli vaja nagu kedagi sellist, kes teeks neid asju, sellepärast et muidu mina ei oleks saanud teisi asju teha. Mhm. Et ühesõnaga, sul ei olnud delegeerimisega raskusi? No selles mõttes mul ei olnud, et ma olin ju juba olnud juht, on ju, vaata. ma olin juba taustaga, et ma olin olnud suure kaubanduskeskuse juht, mis oli tollal väga edukas, on ju, kui mina seal olin. Praegu ta on juba selline vaiksem nii-öelda, on ju, keskus, aga tol ajal oli ta ikkagi samal aastal avati kui Tartu Lõunakeskus, on ju, nii et see oli midagi hoopis teistsugune aeg, on ju, teistsugune turundus, kõik oli väga-väga teistmoodi. ja seal ma juba tegelikult, mul ei ole siia, noh, ma juba oskasin nagu leida neid delegeerimisi ja et kuidas seda, mida täpselt delegeerida. Mhm. Kuule, aga tänaseks päevaks sa oled ju Äripäeva topis. Ja me Et oleme, jah, tõesti, et jah. 5 aastat oleme olnud nüüd Äripäeva koolitusõdede topis ja iga kord, kui ma saan selle telefonikõne, et Äripäevast helistatakse ja õnnitletakse, siis ma alati mõtlen, et kuule, et see ei olnud nagu, noh, see aasta ei olnud ju kõige parem, on ju, sest kui me räägime täna siin ettevõtja köögi poolest, siis tegelikult, mis on tegelikult normaalne, ma ütlen ka kõikidele alustajatele, et see eneses kahtlemine ja see asi on nagu, see ei kao nagu kuskile et see ei kao mitte kuskile, et sa võid töötada energeetiliselt, aga noh, ma tean, et ma olen väga hea, milles ma teen ja ma tean, kui inimene keskendub ja teeb neid asju, mida ma ütlen, siis ta jõuab nii-öelda sihile. aga tihti on ikkagi see, et ma mõtlen, et nojah, et ma oleks võinud ju paremini teha, on ju. nii et ma arvan, et see ettevõtja juures on päris palju see köögi poolest ka, et endale andestada, et sa mingeid asju ei jõudnud teha, on ju, et sa ei ole graafikus oma suure nagu plaaniga, on ju, või kui sa vaatad aastale tagasi, siis või näiteks mul on näiteks mul on suures osas selge, mida ma järgmisel aastal praegu tahan teha. tavaliselt on mul novembri keskel juba kõik järgmine aasta planeeritud, on ju. praegu on mul nii, et mul on graafik väga vaba ja ma tean, et sinna tuleb midagi väga ägedat sisse detsembris, aga kuidas sa nagu usaldad iseennast, et ma veel ei tea, mida ma tegema hakkan järgmisel aastal, on ju, aga et see tuleb midagi väga ägedat, on ju, et see kogu see enese usaldamine ja keep going, on ju, see ei kao nagu kuskile see köögipoolel, on ju, et ennast kahelda ja see on nagu iga aasta, kui mulle jälle see aasta nagu helistati, öeldi, et te olete selle 1% sees, kes jõuavad siia meie edetabelisse, on ju. et siis, no siis on nagu, et no kuule, ma ei teinudki ju midagi erilist, et ma ju nii palju puhkasin ja ma pidin hooldama oma ema ja mul oli läbikukkumised, raamat nagu ei tulnud välja nii, nagu ma tahtsin ja võib-olla mingid kliendid ebaõnnestusid ja võib-olla ma ei suutnud kedagi niimoodi toetada, nagu ma oleksin tahtnud ja no eks seda sisekõne on alati, on ju. jah, aga alustada seda, et ennast nagu andestada endale, et vot ma nüüd tean, et ma neid vigu enam ei tee, on ju, ma neid shortcut'e enam ei tee, ma seda lubadust enam ei anna, sest minu töös on väga palju ikkagi see koosloomine, on ju, et kui ma ütlen kellelegi, et tee see ära, aga tal life happens, on ju, ta ei tee neid asju ära, on ju,
siis tegelikult ma ei saa ka edasi minna, on ju, sellega, noh, ma ei saa ka lubada talle, et jaa, et sa oled täpselt samasugune edulugu nagu Maria Palusalu, on ju, kes on mu klient aastaid on, aga no see on väga erinev materjal mõnikord inimeses, on ju. et mõnel inimesel on väga palju see lapsepõlvetraumat, et tal ongi see vaja võib-olla hoopis töötada oma minevikuga praegu, et ei saagi selle tulevikuga tegeleda, on ju. nii et see ongi see asi, mis teebki selle töö, mis ma teen, nii huvitavaks, on ju. Mhm. Praegu nagu koorus siit välja see, et tegelikult on väga oluline ju see mindset ka ettevõtjal. ja et minu arust see ongi põhiline, sellepärast et mida rohkem sa karastud, et mida rohkem sa karastud ja töötad oma närvisüsteemiga, et mingid asjad mis on nagu väga hullud, näiteks eelmisel aastal mul läks assistent päevapealt töölt ära, mul 1000 raamatut tiraaž tuli kirjaveaga, onju, mida ma kasutada ei saa. mul oli eelmisel aastal probleem, et mu ema jäi voodihaigeks, onju. seal on väga palju asju, mida sa saad aru, et mõnel inimesel võib see olla nii, et ta tõmbab kõik kriipsu oma tegemistele peale, ta ei suuda midagi tegutseda, onju. aga mida rohkem sul on mindset ja see närvisüsteem reguleeritud, et sa suudad neid asju teha, seda kergem sul on neid asju ära protsessida, eks ole. mis on need sinu õppetunnid või, või sellised, kus sa oled nagu, no sa tegelikult rääkisid enne ka, et kliendid päris ei ole ühe koha pealt, ei alusta, on ju, et ja kui ma räägin endast, ma olen ka ju sinu, ütleme, mentorluses olnud, et tegelikult see oli väga tore aeg, mida ma õppisin. ma õppisin oma sisetunnet, oma keha usaldama, kuulama, et see minu jaoks oli uskumatu, et kuidas need energiat töötavad. ja, ja see, et mul on alati tunne, et ma ise saboteerin oma mõtetega ennast, et ma nagu tahan ennast ära petta. Mhm. aga tegelikult, kui tark on meie keha ja sinuga ma väga palju õppisin ka seda ja samuti, kuidas seda fookust hoida. kui me tegime seda mentorluse, siis see oli see kohtumine, kui me coaching'u nagu see 4 tundi, et tegelikult me saime sellega ju väga palju ära teha Mhm. ja lõimegi, ütleme põhiliselt alguse kohe ära, millest nagu hakkabki edasi minema. aga ja noh, ma et natukene enda puhul ka tunnen, et ma nagu kõigun siit ja siia ja sinna, et ma nagu ei leia seda enda nagu, ma ei oskagi nüüd öelda, et samas ma ei ole järjepidev, et võib-olla kui ma läheks ühe asjaga edasi, ma jõuaks juba ammu, oleks võib-olla ka Maria Palusalu. aga ma nagu otsin seda kohta Mhm. ja siis, aga hetkel mul on tunne, et ma vist olen jõudnud sinna. Mhm. et väga see tore. ilmselt teeb ka sinu töö nagu raskeks, on ju, et kui on sellised keerulised kliendid nagu. ja et see ei ole üldse minuga seotud, vaid tegelikult sel nädalal oli Maia Vadi on siis juhtimisprofessor Tartu Ülikoolis, tema artikkel oli, et miks Eesti ettevõtjad ei ole edukad ja number üks asi, ta ütleski, et ta oli minu õppejõud 25 aastat tagasi ja nüüd ta siis räägib sellest. ja väga ilusti ta ütles, et eestlastel ei ole järjepidevust ja distsipliini ja see on see, mida ma näen ja millega ma näen, et väga paljud inimesed näevad väga palju vaeva ja see ongi see, et ja kui coach itav sa oled, et noh, kui öelda, et okei okay,, et sa teed iga päev seda ühte tegevust ja ta ei tee seda tegevust, siis ongi seal tuleb see sabotaaž sisse. et suurim asi, mida ma näen edukatel ettevõtjatel, on see ikkagi see distsipliin ja järjepidevus ja teha neid asju ka sel ajal, kui tõesti mis iganes elus on. et näiteks mul on ka, ma kutsun kõiki kuulama, mul on Kiire elumuutuse podcast, millel praegu on juba ka üle 200 episoodi iga nädal on tulnud, ainult 200 nädalat olen ma iga nädal ühe episoodi välja toonud, onju. ma olen teinud 8 aastat, iga esmaspäeval kell 12 on Kiirete live, onju. mõtle, 8 aastat, iga päev on ju, välja arvatud siis juulis on ju ja
ja aastavahetusel. et see nagu ongi see järjepidevus, et kas ma suudan seda asja teha, on ju, ka siis, kui mul on raske ja kuidas ma saan tagada, et ma neid asju teen siis, kui mul on raske. sest samamoodi eelmisel aastal mu isa surm on ju, nagu ma ütlesin sulle, kõik need asjad, mida ma juba rääkisin, mis ma eelmisel aastal kogesin, ma olin edasi distsipliinis ja järjepidevuses, on ju. Et sellepärast on väga head edukad ettevõtjad tegelikult sportlased, jah. Et kui tal on sportlase taust, siis sport on see asi, mis annab meile selle järjepidevuse, on ju. Et näiteks minu poeg on 19-aastane, ta on väga-väga järjepidev, mida ta teeb, aga see on tänu sellele, et ta on sportlane, on ju. Mhm. Ta on sportlane, ta ei jäta minema ta jõusaali sellepärast, et tal on lihtsalt paha tuju, on ju. aga ma näen väga paljud, eriti naisettevõtjad jätavad mingeid asju tegemata sellepärast, et ma ei tea, mis iganes, mul on päevad, mul on migreen, mul on paha olla, ma ei tea, mida süüa teha, ma ei tea, lapsed on, mees ajab mu hulluks, on ju. No millest me räägime siis, me ei saa rääkida mingitel tasemel ettevõtlus mindset'ist, kui meil jookseb see jama kogu aeg sisse ja nad ei oska sellest ka välja tulla. Nii et oma mindset'i või inimestega töös ma näengi kahte viisi, kes minuni jõuavad inimesed, kes on väga-väga sellised agarad, teevad väga palju, aga nad teevad totaalselt valesid asju. Jah, või jõuab minu juurde inimesed, kellel on väga suur visioon, aga nad ei tea, mis tegevusi teha, nad teevad väga valesid tegevusi. On ju, kaks asja on. Et ja kui viia inimesed kokku, et tal on see visioon ja tal on see tegevus ja paneb kokku sellega, mis ta tegema hakkab, siis see inimene on peatamatu, et see on lihtsalt, mida ma igapäevases elus näen. Mhm. Et sa ilmselt oled ka näinud meie minimastermindis, kiirete Jaa, minimastermindis inimesi, kes tulevad ja nad teevad järgmised, nad räägivad ära, mis nad teinud on ju, ja sa lihtsalt vaatad suu ammuli kõrval, on ju. et miks mina ei suuda, on miks ma ei tee neid asju, jah? ja miks ma ei tee, jah. ja, Aga ongi vahepeal selline tunne, et keegi ütleb, et noh, see hirm, hirm tulla välja nähtavaks, kellel noh, selline tunne, keegi ütleb õla peale, et kellel seda raamatupidamist vaja on, noh. mhm. Ja siis sa võid küsida just, et kes see siis räägib seda häält, et kas see on äkki see tuleb ongi seal on ilmselt mingi trauma sees on ju, millega töötada. kas sul on lapsepõlves olnud toetav perekond või sul on pigem olnud, et kuule, sina küll ära sinna mine, on ju, meie sinna ei lähe, on ju. et mis on see taust olnud, mida su vanemad, nii-öelda see sisemine lapsevanem, kas ta on pigem selline kriitik, ütleb, et ei, kuule, vaata, see on ikka parem, mis sina sinna lähed, on ju. või ta on selline, et oo, teeme selle ära, teeme kohe selle ära, kuidas ma saan sind toetada, on ju. Ma arvan, et mul tulebki sealt. jah, sest see ongi see, et mida ma viimasel ajal hästi palju inimestega teen, ma töötangi selle sisemise lapsevanemaga, et me täpselt see, kes on see lapsepõlves see lapsevanem sul, see on elu lõpuni sinuga, kui sa ei muuda seda häält, on ju. nii et kui sul on pidevalt on sul, ma oskan seda väga hästi rääkida, sest minu vanemad, mõlemad arstid olid ka hästi perfektsionistid ja pidevalt oli see, et noh, ma olin 11 aastat, olin pidevalt rase või imetasin, on ju. iga kord, kui mu ema tuli mulle külla, siis ta küsis, et kas sa oled kaalus juurde võtnud või sa oled jälle rase, onju. kaks asja oli ja ma sel hetkel oli, noh, kujuta ette, sul on 4 last 11 aasta sees, sa oled nagu väga kiire aeg on sul ei ole aega isegi duši alla võib-olla minna, onju. ja siis keegi tuleb ja ütleb midagi sellist, see nagu kogu aeg nagu tõmbas mind nagu jälle seda enesehinnangut alla, onju. et kuidas see ära lõpetada, kuidas teha oma enesehinnang korda, kui sul on selline taust, kuidas ennast toetavaks muuta ja vaadata, et vau, kus ma olin 2 aastat tagasi, kus ma olen nüüd, on ju. et seal on absoluutne vahe sees ju, kas sa näiteks Jana enda pool vaatad niimoodi tagasi, et tegelikult sa oled väga-väga äge ja tegija naine ju, on ju. aitäh. et see on nagu asi jah, mida tasub, mis on see sisemine töö, et panna see kriitika lihtsalt saada aru, et kas me juhime oma rahaasju, oma äri nagu 3-aastane laps või 7-aastane laps, kes tegelikult vastutab sinu raha ja äri ees, kas see väike laps, kes on haiget saanud ja kardab, on ju, kriitikat või on see siis täiskasvanud naine, kes on juba täiskasvanud lapsed, võib-olla väga paljudel mu klientidel, kellel on juba kes juba on oma elus nii-öelda nagu palju vatti saanud, on ju, et kes tegelikult hoiab seda rahakotti käes, on ju, ma näen palju ettevõtjaid, kes samamoodi ei suuda oma rahaasju korda teha ja tegelikult sellepärast, et neil ei juhi seda rahaasju mingi tark inimene, täiskasvanu, vaid ongi see väike laps, kes ütleb, et oo, meil oli täna hea päev, me võime endale seda lubada, on ju, ja lähme tähistame poodi, on ju, jah. et tegelikult noh, see ei ole normaalne, aga ta ei saa ka seda muuta, sellepärast et see sisemine lapsevanem on tal siis see väike laps, kes ütleb, et jess, nüüd on kommipäev, on ju, jah.
Mhm. oled sa no näinud mina seda käitumist, malli? ja olen no minul tuleb pigem see, ma olen see nõukaaja laps, et võib-olla see, et töölised, et me oleme väga head töölised, me ei ole juhid ja võib-olla selline teema, et siis mul on nagu, ma pean seda rolli nagu muutma, et oma ettevõtte juht olla. ja Et et ma ma olengi nagu siiani arvanud, et ma olen väga hea tööline ja mul on nagu seda, ma hetkel käin ju palgatööl ka veel. Nüüd Mhm. ma olen juba, panin kirja kuupäeva, millal ma sealt ära tulen ja ma loodan, et mul keegi õla peale ei ütle, et Jana, ära sa pane seda avaldust, et mis sust saab, on ju, et sa ei saa hakkama. Et aga see ongi see hirm, et kuidas, kui ma nüüd ära tulen, et kuigi ma tean ju, ma saan hakkama ju. Et Mhm. mu ümber on nii toredad inimesed ja kliendid, kes mul tulevad, need on lihtsalt, ma ei tea, et täpselt see on see energeetika, mis meid jah, on. aga tihti on siiski mina ikkagi, kui inimene tahab palgatult ära tulla, siis minu nõuanne on ikkagi ära enne tule, kui sul on olemas vähemalt sama suur sissetulek, mis sul on siis palgatöölt. Mhm. et tegelikult ma näen väga ka, sest no ütleme ausalt, et tööpuudus on Eestis ikkagi praegu väga suur, on ju, konkurents on suur, on ju, et võib-olla tasubki enne üldse panna no, nagu paika, et okei, mida ma tahan pakkuda, kellele ma tahan pakkuda ja juba luua see kliendibaas ette ära, kasvõi lepingute teel, et need inimesed siis tegelikult hakkavad seda tegema, kui sa praegu ka aega ei ole. et mina arvan alati, et see strateegiline ja paikapanek, strateegiline mõtlemine, see on nagu kõige alus. Et ma tänaseks mõtlesin, ma jagan täna teile ka seda oma konkurentsianalüüsi töölehte, kus on siis 5 sammu konkurentsianalüüsiks, et tõesti mis on nagu tegelikult edu võti, on see, et sa eristud teistest pakkujatest, on ju. ja me saame eristada väga paljudel viisidel, on ju, ja see on siis ma ütlen selle lingi ka siin heidiblumberg.ee konkurent on siis pärast võib-olla Jana, sa saad kuskile selle ka panna. Mhm. et kuidas siis nagu eristuda oma konkurentidest, sest mida rohkem me eristume oma konkurentidest, mida rohkem me oleme meie ise, seda rohkem me kutsume tegelikult õigeid inimesi endale, sest me kahtlemata me ei taha töötada kõikide inimestega maailmas, on ju. Olen ka klientidele öelnud, et ei, et mina ei ole sulle õige inimene, mentor nagu sulle tööks, aga, ja ma olen ka öelnud klientidele, mis on tingimused minu poolt, et noh, ongi see, et nad teevad selle töö ära, nad on coach itavad, nad ei hakka, nad ei pane küsitavuse alla, on ju, et erinevaid asju, aga iseendaga ka, et kui sa oled kas palgatööl või mujal, siis hästi tasub vaadata, et mis on need asjad, mille poolest mina eristun sellel tööl või selles ettevõttes või oma ettevõttes, et ma saan paremaks ise saada. Mhm. Ähm, jah, ma nüüd mõtlen, et aga äkki räägiks nüüd sellest, et ma tean, et sul detsembris on tulemas üks äge koolitus. Ma olen 2 korda juba seal käinud Mhm. ja, ja minu jaoks on väga tulemuslik olnud. Et see ongi, et sul on fookus paigas ja sa teed kaasa ja lihtsalt tuleb. jah, et väga tore, et sa selle tõid, sest mul tegelikult läks täiesti meelest ära sellest täna rääkida. et mul on tõesti 10 000 10 päevaga, mis ma olen siin nüüd aastaid teinud seda koolitust, see on siis 10 päeva jooksul. Eesmärk on saada siis 10 000 eurot käivet või rohkem, on ju. nii et võite minna vaadata www.heidiblumberg.ee/10 on siis see pakkumine ja see on pigem nagu ikkagi, kui sul on juba toode või teenus olemas, et kui sa veel nagu kompad, et ma ei tea, mida ma tegema hakkan või midagi sellist, et või sa pead nagu, ma aitan sul ka selle toode-teenuse nii-öelda pakendada nagu müügikõlblikuks ja siis ma nagu innustan sind seda siis ka välja panema, leidma seda sihtgruppi ja turgu ja kõike sellist asja. et iga päev on siis meil üks Facebook Live kuskil võib-olla kuskil maksimaalselt 20 minutit on see ajakulu iga päev, mis võib siis otse laivis vaadata või järgi vaadata. ja Jana, sa oled tõesti meil mitmetel aastatel siin käinud ja sa võid ka tunnistada, et tõesti inimesed tihti teevad ka rohkem müüki kui 10 000, on ju, et see on inspireeriv vaadata, on ju. Ja no üks hea näide ilmselt on Maria Palusalu, on ju.
jah, jah, aga ta on väga järjepidev ka ja ma vaatan, et distsipliin on ka. tema tegemised ja kõik et, ja, et väga-väga hea eeskuju. ja et seal on võimalik tulla nii tavaversiooniga või vipp-versiooniga. Vipp-versioon on see ka, et sa saad mulle Messengeris kirjutada ja oma pakkumist võib-olla küsida üles. Tihti on meil näiteks, mida ma klientel näen, on tihti see, et see väike kahtlus on sees, on ju, et kas see sobib niimoodi, kas see täpselt see kirjapilt sobib, kas see sobib, kas ma võiksin seda teha nüüd, on ju, kas see hind sobib, on ju. Et need väiksed kahtlused, et kui sul on keegi, kes ütleb sulle, et jaa, et või et ei sobi, on ju, jah, et see on nagu ka suur asi ja mida siis täpselt teha, et mul on endale ka hästi meeldib, ma teen seda 2 korda aastas, ongi siis iga aasta detsembris enne jõule, on ju, kuskil ongi nüüd hakkab nüüd detsembri alguses ja teinekord ma olen maikuus teinud, on ju, sest miks ma olen need kuupäevad valinud, sellepärast et kui me räägime hooajamüügist, on ju, igal ettevõttel on oma hooajamüügitsükkel, on ju, siis tavaliselt minu klientidel ongi hooaeg kas siis detsember või maikuu, on ju, need on nagu põhilised hooajad ja see on see koht ka, kus inimesed on väga valmis ostma, on ju, need on need kõige top müügikuud, on ju, kus on tõesti võimalik teha ulmelisi müüke, kui sa oskad müüki teha. nii et jah, et see on täiesti reaalne ja kindlasti tuleb see praegu on see investeering sinna 222 €, ehk siis miinus siis see sisaldab ka käibemaksu, on ju, ja kindlasti see raha tuleb tagasi ja sa õpid sellest päris palju, nii et see on selline investeering absoluutselt oma ärisse, jah. ja mina julgen seda soovitada täitsa, et see ongi, et see aeg on sul fookus paigas ja sa tegeled ja su mõtted ja kõik on nagu suunatud sellele, et see on tulemuslik, Mhm. tõesti. Aitäh, Jana. Aga millest ma nüüd veel tahtsin rääkida? Äh, aga kui nüüd lõpetuseks rääkida sellest, et kui ikka keegi soovib ettevõtlusega alustada aga tal ei ole mitte midagi, millest nagu ja tahaks nagu loobuda, et mida ta nagu alguses ikkagi peaks siis nagu. No ma arvan, et kõigepealt peaks nagu üldse aru saama, et kas üldse ettevõtlus on sinu jaoks ja sest ma näen päris palju inimesi, kes mõtlevad seda, et okei, et mis see ettevõtlus on, ettevõtlus ei ole see, on ju, et kui sa muidu töötad kella 9-5, on ju, et siis sa hakkad töötama üldse mitte, on ju. Et pigem alguses see tähendab väga palju rohkem tööd, jah. Et inimesed tihti siis unustavad ära, et siis on palju rohkem võib-olla tööd, palju rohkem vastutust, kõike. jah, sa oled oma aja peremees, on ju. aga juba hea, enne kui sa tuled, kui sa palgatöölt ära, on hea luua endale siis see, et kui sa oled ka oma ettevõttes, näed, me praegu hommikul kell 10 teeme siin podcast'i intervjuud sinuga, et see ei tähenda, et ma magan kella 12 päeval ja siis vaatan televiisorit ja siis võib-olla teen ühe kliendi või teen ühe postituse Facebooki, on ju. et see on, tegelikult sa pead teadma, mida sa teed, sellepärast et näiteks mina töötan võib-olla kokku 10 tundi nädalas. jah, 10 tundi nädalas, aga see töö, kõik, mida ma teen seda väga distsiplineeritult, on ju, on ju. nii et ja iga 3. nädal ma olen täiesti nädalvaba, nii et praegu ongi mul see nädal vaba, miks ma saan seda teha. et see on ka lähtuvalt minu enda energiast, minu tsüklist, kõigest lähtuvast energiast, kuidas ma seda teen, on ju, nii et mul peab olema, nagu ma ütlesin ka, et mul peab olema sellist aega, kus ma nagu olen nagu loov, ma olen sisulooja, on ju, salvestan asju, siis mul peab olema aega, kus ma ise õpin asju, sest maailm muutub nii kiiresti, me ei räägi praegu muutustest aastatega, me räägime kvartalitega, on ju. see, mis eelmine kvartal töötas, ei pruugi praegu enam üldse töötada, on ju. on ju, nii et tihti inimesed õpivad mingeid asju, keegi ütleb, et vot, et tule, et see töötab niimoodi, on ju, et see on parim viis, et tee näiteks webinar või väljakutse või tasuta kursus, on ju, et see töötab kõikidega, on ju. aga võib-olla see töötas kevadel, võib-olla see enam praegu ei tööta, on ju, on ju. nii et ja võib-olla see sinu jaoks üldse ei tööta, on ju, võib-olla sinu jaoks töötab hoopis midagi muud, on ju. nii et sellepärast on hästi hea teha see konkurentsianalüüs alguses, üldse vaadata, et kes pakub veel seda teenust, pane Google'isse sisse, ma seal räägin, kuidas ChatGPT-lt küsida, on ju, neid asju. vaata üldse, et kas sinu teenuse järgi üldse on nõudlust, on ju.
on ju, et kui sa teed väga sellist nišitoodet asja, no tõesti, ma ei tea, ma teeksin väga mingit, siis võib-olla sellel on väga hea nõudlus, aga võib-olla ka mitte. Ja siis Maia Vadi ütles ka väga ilusti oma intervjuus, et vaata laiemat pilti, et enamus Eesti ettevõtjaid vaatab kuskil 20 kilomeetrit oma raadiuses, kui ta teeb ettevõtet, on ju. et vaata seda suuremat pilti, et kas see on Eestis, kas see on väljaspool, on ju, kas see on, kes veel võiks selle vastu huvi tunda, on ju, et laiendada seda nagu rahvusvaheliseks, seda oma asja, et ja võib-olla, no täpselt, et sina näiteks teed raamatupidamise, aga võib-olla on, ma ei tea, eestlased Soomes, kes vajaksid ka nagu mingit nõu, on ju, siis raamatupidamise teemal, on ju, eestlased Ameerikas, on ju, mis iganes e-residendid, on ju, igasugused asjad, on ju. Et tegelikult sa, kui sa hakkad nagu natukene vaatama oma sellest kohalikust sfäärist või neid inimesi, kellega sa hängid kogu aeg, võib-olla sa hängid inimestega, kes noh, kui sa kogu aeg ühte ja sama asja teed, on ju, siis asi ei muutu, et kui ma kogu aeg samade inimestega saan kokku ja räägin sellest, kui raske kõik on, aga võib-olla kui ma lähen kuskile natukene kaugemasse kuskile kohta, kus on hoopis teine mõtlemine, teine teguviis, siis mul tulevad hoopis teistsugused ideed, on ju. Mhm. Tead, Ja ma olen ka aastaid tagasi teinud, mul on siiamaani väga tegus membership, mis on stardipauk.ee. Ja seal mul on näiteks ettevõtte alustamise baaskursus. See ei ole midagi sellist, mida Töötukassa pakub, aga ma arvan, et see on parem versioon sellest, mida Töötukassa pakub alustajatele. aga seal ma räägin tõesti läbi, et kuidas kasutada näiteks neid asju, et naistele eriti, kuidas oma naistel on nii palju edu meeste ees, jah, mida nad ei kasuta ära, on ju, jah. nii et kasvõi noh, sellised väiksed asjad nagu tõesti, et me saame ennast kauniks muuta, me saame, ma ei tea, meil on nii palju nagu sellist intuitsiooni, sära, energiat, kõike. sära, on ju. ja inimesed tihti ei saa, ei kasuta seda ära, on ju. jah, miks nad ei kasuta seda ära, on ju. nii et meil on nii palju, mida tegelikult pakkuda, aga me ei julge väga palju pakkuda neid asju. Mm. Tead, mis ma tahtsin küsida, et kuidas sina ennast nagu motiveerid või mida sa teed, et sa iga päev nii särav ja hea välja näed? No, aitäh, aitäh. Mul on hästi oluline see, et ma puhkaksin, näiteks ma nädalavahetustel ei tule üldse arvuti ligi, et ma üldse ei tee arvutikaant lahti. ja mul on hästi oluline, et ma võtan nagu tõesti aega endale, on ju, et ma täidan oma tassi meeletus koguses oma nagu asjadega, mis mulle meeldib teha, on ju. nii et ma arvan ka, et võib-olla ähm, naistele, kes seda kuulavad, et mõtle ka, et sa ei saa nagu anda midagi, ükskõik, kas sa oled ettevõtja või töötaja, kui sa enda tassi ei täida, on ju, ehk siis need põhibaasvajadused, et magamine ähm,, söömine, on ju, et sul on hea olla, on ju, su tuba on korras, on ju, jah, sul on riided seljas, mis sulle meeldivad, on ju, jah, kõik sellised asjad, nii et ma regulaarselt hoolitsen enda eest, on ju, naisena ma käin kosmeetikus, ma käin pediküüris, maniküüris, need uued värvitud küüned, on ju, massaažis, käin jõusaalis treeneriga, käin ise pilateses, on ju, kõnnin, jalutan, käin mehega iga päev matkamas, on ju. no ühesõnaga, ma teen kõiki neid asju, mis võib-olla ongi see köögipool, on ju. mis on see köögipool just väga sobibki siia, et enda energia eest hoolitsemine on minu arust nagu mega oluline. ja nii, küsiksin su käest veel sellise küsimuse, et kas on mõni nipp või tööriist, mida sa mis teeb sinu igapäevaelu lihtsamaks, mida sa soovitaksid teistele ka? Kindlasti ma soovitan naistele Flow äppi. Flow äpp on siis sinu menstruatsioonitsükli jälgimiseks ja see on väga hea, ma planeerin kõik oma tegevusi vastavalt oma päevadele, et mis meil tuleb, on ju. nii et Flow äpp on täiesti tasuta versioon, väga hea, mis aitab ja väga palju, mis aitab mind ettevõtjana, on ka selline äpp nagu Bilanss äpp. nii et Bilanss äpp on Eesti meeste tehtud. meie Levise kunagised õpilane siis tegi selle ja mul on hea meel ka, et
selle kasutamiseks, kes soovib kasutada, siis on salakood, mida vist avalikult ei jagata, on tasuta 30, et 30 päeva saad seda äppi tasuta kasutada. Ja miks minul on see nii hea, sellepärast et ma näen kohe laekumisi, ma näen kohe, saan planeerida eelarveid. Mul kõik mu ja tööraha asjad on mul ühes kohas, on ju. Nii et ma arvan, et sellised nipid nagu, mis teeb mu elu lihtsamaks, ongi erinevad äpid, ChatGPT kahtlemata, on ju. Nii et ChatGPT-l on mul täiesti selline alustajate koolitus ka olemas, on ju. Nii et absoluutselt õpi ära need asjad, mis need põhilised asjad, mida sa pead kasutama, mis teevad su elu lihtsamaks, sellepärast et teised inimesed kasutavad neid asju, on ju. Ja me ei konkureeri mitte ChatGPT-ga oma äris, vaid me konkureerime nende inimestega, kes kasutavad seda, ütleme nii, on ju. On ju. mm. Nii et eetiline kasutamine, ma arvan, et on väga-väga hea. Mhm. Sa rääkisid enne sellest, et sinu töönädal on 10 tundi, oli? Kuskil 10-12 tundi, jah. Et kuidas sa seda planeerid või kuidas sa jaotad, sul peab kindlasti mingi süsteem selleks olema ju. Jaa, absoluutselt, et, et ma tean, Jana, et ma kunagi sulle saatsin ka, mul on selline 9 päeva kalendermärkmik. Mhm. Jah, nii et ma hästi soovitan inimestele, kes on kinni, et mul on selle märkmikuga on kaasas ka online kursus, et kui sa ostad selle märkmiku, heidiplumberg.ee/90 on see 9 päeva kalender, see on ilma kuupäevadeta, nii et sa võid igal ajal alustada oma kalendrit. Ja seal ma siis õpetan nagu, kuidas saada seda fookust paika ja seal on see online kursus ka juures, kuidas leida neid asju, mida sul hetkel vaja on. Ja 90 päeva planeerimine, 12 nädala planeerimine on minu edu alus. Et ma alati inimestele ei ütle, et planeerime, me võime küll aastat planeerida, aga selle aasta sees me peame planeerima ka see 90 päeva. Jah, sest see on see, kuidas sa jõuad, suudad ennast kokku võtta, nii et sa võid sinna 90 päeva sisse terve aasta panna oma suvepuhkuse ja kõik muu asjad, on ju. Nii et ma arvan, et minu puhul ongi see, et ma teen hästi palju tsüklitena tööd. Ma olen projektor, on ju, human design'is, tasub ka vaadata, mis su human design on, kuidas sulle sobib see asi. aga täpselt panna see niimoodi paika, et ma teengi mingeid ülesandeid, näiteks praegu ütleme nii, praegu minu jaoks on juba aasta läbi, mul ei tule ühtegi, noh, see 10 000 10 päevaga tuleb mul koolitus, aga ma praegu toetan lihtsalt olemasolevaid kliente, kes on mul ärimastermind'is, stardipaugus, stardipunktis on ju, erinevates membership ides. ma toetan neid jooksvalt, aga ma ei tee enam see aasta mitte midagi uut. Jah, mitte midagi uut peale see 10 000 10 päevaga, sellepärast et minu jaoks on see hooaeg läbi, jah. Minu jaoks on see hooaeg läbi, see tähendab seda, et mul ongi väga palju rohkem aega, ma teengi, see nädal on mul tühi praktiliselt, on ju, järgmine nädal mul on ainult 10 tundi jälle, on ju, mis ma teen klienditöid või webinari või midagi, on ju. Et see on nagu, ma planeerin ette, ma ei närvitse sellepärast, et mis juhtub detsembris, ma tean, et detsembris tuleb nagunii hea kuu, palju müüke, sellepärast et ma olen selleks juba ette valmistanud, on ju. On ju, nii et võib-olla see ongi see mõtteviisi nihe, et kas ma suudan nagu rahuneda selles hetkes, mis ma olen praegu. Ja ei muretse selle pärast, mis on tulemas, sest ma tean, et see on head asjad tulemas. Et ma keskendungi nendele asjadele, mis ma praegu pean tegema. On ju? Mhm. Ja ma teen selle asja väga hästi ära ja ma tean, et minu enda energia, mis toidulisandeid ma tarbin, kuidas ma iga päev liigun, on ju, mida ma söön, on ju. See kõik mõjutab seda, mis juhtub, on ju. Mhm. Aga nüüd lõpetuseks mm, äh, rääkisime mingi nipp ja nendest me rääkisime, aga kust saab sinu kohta rohkem infot või rääkisime, et tulemas on sul programm või see 10 päeva, aga ja kindlasti ma panen need lingid ka kõik siia juurde.
ja kõige lihtsam ongi heidiplumberg.ee alustada, Mhm. et sellest on nagu see põhilehekülg. Mul on ka erinevaid eriasju, et noh, et ja samamoodi saab minuga leppida 15 minuti tasuta kõne, et üldse vaadata, et okei, et ma tunnen, et mul on visioon puudu või mul on tegevused puudu või seal on see sisemine laps, kes on vaja tervendada või see lapsevanem on ju. Et siis võib leppida täiesti kõne minuga, ehk siis see ei ole müügikõne, see on pigem selline sulle endale avastuskõne, et sa saad rohkem aru, miks sa neid asju ei tee, mida sa peaksid tegema. Ja see link on siis heidiplumberg.ee/15, et see on see 15 minutit aeg. Saad mu kalendris ise siis selle augu valida, mis mul seal on ju. Ja me võime tõesti südamest südamesse rääkida ja vaadata, et kas mul on midagi pakkuda, et sind jõustada, võib-olla on see erasessioon, võib-olla on see eratöö, võib-olla on see hoopis, tahad liituda mastermind grupiga, kus teised naised sees on ju. Nii et võib-olla on sul vaja teha mingi teraapia läbi, on ju, võib-olla sul on mingi sabotaaž, mis hoiab sind tagasi, on ju. Kõik need asjad on nagu väga personaalsed, et see on pigem nagu selline rätsepaülikond, jah. Mhm. Aga ma võin selle aja broneerida siis ka, kui ma hetkel nagu ma veel ei ole kindel, mida ma tahan või kuidas, et Ja absoluutselt ja sa võid absoluutselt selle aja broneerida, sellepärast et kui sa veel ei tea, mida sa tahad teha, sest mul on ka selliseid koolitusi näiteks, et kuidas leida oma äriidee või kuidas luua passiivne toode või kuidas väikeste laste kõrvalt üldse aega planeerida. Et võib-olla sul on lihtsalt vaja nii-öelda sellist kaarti, millega minema hakata, et ettevõtluses on väga hea kaart mulle seesama stardipauk.ee, kus on siis erinevad moodulid, et kuidas sa kõigepealt sa pead ju infot leidma, et kuidas see ettevõte üldse toimub, kas sul on osaühingut vaja teha, kas sul on kõik olemas, sest ma olen näinud küll inimesi, kes loovad endale osaühingu, aga tegelikult mida nad ei tee, nad ei hakka seal tegutsema, eks seal ei tohi müügit teha, on ju. nii et sul ei ole esimese asjana vaja kohe osaühingut vaja ära teha, on ju, vaid sul on tegelikult vaja nagu saada aru, et mis on see toode-teenus, mida sa müüma hakkad, on ju, on ju. et see mm, järjekord, tihti inimesed teevadki neid riiulifirmasid ja 80% neid riiulifirmasid esimese 2 aastaga lähevad pankrotti, on ju, mitte pankrotti, vaid isegi ei käivitu, on ju, ja kõik nii edasi, et mis on siis see toodeteenus, mida ma pakkuma hakkan, mis on see pakett. Ja nagu sa ütlesid, ma pakun ka vipp-päevi, et see on selline 4-tunnine kas Zoom sessioon või 4-tunnine kontoris Zoom sessioon või noh, üks-ühele töö, mul on Tartu aparaaditehases kontor. Et nagu sina, Jaana, käisid, kus me tegelikult panime paika su tooted, teenused, me tegime ära su Facebooki grupi, me tegime podcast'i intervjuu sinuga ära, me tegime webinari koos ära ja kõike siis selle 4 tunni jooksul, on ju, mäletad, on ju? ja see oli nii produktiivne nagu selles suhtes, et fookus oli paigas, on ju, me teadsime, kuhu me tahame jõuda. et Mhm. Ja miks me seda teeme, eks, et see ja, ongi see, mis on minu tugevus, on see strateegiline mõtlemine, ma ütlen, okei, et need on need asjad, millega praegu töötada, need me jätame järgmises kvartalis ja ülejärgmine kvartal teeme neid asju, on ju. nii et mul on ka tihti ettevõtted, kes tulevad näiteks mul ärimastermindi 90 päevaks, nad saavad mingi asja sealt kätte ja võib-olla nad ei tule edasi, aga mul on ka ettevõtted, kes on seal jälle uuendavad ja mikspärast nad uuendavad, sellepärast et sa alati oled ettevõtluses arengus, alati, on ju. nii et sul alati on kuhugi midagi minna, on ju, sul on alati midagi uut teha, sul on alati uusi võimalusi, ideid, koostööpartnereid. see on nagu selline meeletu nagu reis ümber maailma, on ju. ma ise võib-olla lõpetuseks soovitaksin seda, et sinuga ma õppisin seda chat GPT-d kasutama, Mhm. Mhm. sest ma ei tea, enne nagu oli sellest nagu ei räägitud nagu nii palju ja võib-olla nii hästi sellest, et tegelikult kui kasulik tööriist see sulle on, kui palju sa aega kokku hoiad ja tõesti, noh, ma põhimõtteliselt igapäevaselt, ma küll ei saa sealt 100% maha kirjutada, ma pean ikkagi enda mõtteid ja enda energia sinna taha panema, aga ta aitab nagu kaasa mõelda mul, Mhm. et selles suhtes on jah, et ja soovitan sellepärast ma kõigile panin siia, seda. mul on selline soodushinnaga ka täna kuulajatele selline salvestus meest webinarist, mida just Jaana praegu tegelikult räägib, on Heidi Plumberg GPT on siis see, et sa võid kuulata, see on siis see baaskursus, ehk siis kuidas panna ChatGPT rääkima enda keelt, sest ma näen, paljud ettevõtjad proovivad seda, ütlevad, aa, see ei ole ikka see ei kõla nagu mina, on ju. et aga kui sa saad seal treenida nii välja, et ta juba
tunneb sind, onju. Et siis inimesed ei oska treenida teda välja, onju. Ja mida me tookord tegime ka, me treenisime sinu GPD-d välja, mäletad, onju. jah, kes ma olen ja Ja nii edasi, on ju. Nii et see on jah, see investeering on 20 eurot ja see on täiesti olemas, see GPT koolitus ka, et julgustan kõike õppima seda, sest on näha, et kui alguses kardeti chat GPT-d, mõeldi ära koolides keelata, ülikoolides, siis täna ikkagi enamus õppejõud ikkagi õpetab, kuidas seda kasutada, sest me hoiame inimestele nii palju aega kokku, kui me ei pea nii palju analüüsima, me ei pea nii palju andmeid koguma. Me saame lihtsalt teha tegelikult, mis on see üks oluline asi, mis eristab sind konkurentidest. mm. Ma küsiks veel, me ei ole nagu rahast rääkinud, aga küsiks, kas sina planeerid omal aasta mingeid tulusid, kulusid, teed mingeid eelarveid? Ja et ma ütlesingi, see bilansäpp on mul mega hea tööriist, sinna saad ka panna oma eelarvet sisse, nii ettevõtte omad kui eraisiku omad ja ma võin panna ka näiteks limiidi, et näiteks ma saan igal hetkel vaadata, et väljas söömiseks on mul veel nii palju krediiti näiteks jäänud, on ju, et oma eelarves. Et milleks mul on, sest ma pean ju planeerima, praegu mul ei ole küll ühtegi palgalist töötajat hetkel, aga ilmselt jälle tuleb mingi hetk, on ju. Ma pean ju ka suvel neile palka maksma siis, kui ma ise ei tööta, on ju. Et samamoodi kontor, püsikulud on ju, mis on erinevad programmid on ju, mida ma kasutan, on ju. Nad kõik vajavad ju maksmist, on ju. Nii et seal on vaja siis absoluutselt planeerida ja sellest lähtuvalt ka planeerida passiivseid tooteid, on ju. Et mis töötavad ka siis, kui mina ei räägi juttu näiteks kliendiga, on ju. Nii et seda ma kahtlemata teen, on ju. Ja Mhm, eesmärk on ikkagi see, et ettevõte peaks toetama sind, mitte sina ettevõtet, on ju. mhm. Ja põhimõtteliselt, kui ikkagi nüüd seda juttu siis kokku võtta, on ikkagi sinu edu taga on järjepidevus ja mindset ja Distsipliin sellised ja väga palju ka distsipliin. sisemist tööd minu endaga, et ma nüüd promon ka natukene siin, et Apollos ja Rahvaraamatus on müügil ka siis introvertist ekstraverdi sisemisest väljast välja raamat, on ju. Täiesti loetav, kui iga päev lugeda siis kasvõi üks lehekülg. Ta on selline raske raamat, ta ei ole selline juturaamat, on ju. Ta on pigem, et sa loed selle ära ja siis sa võib-olla teed journaling'i selle lausega, mõtled midagi seda, mõtled, kuidas sa, kas sa võib-olla sa tahad vastu vaielda mulle mingitele väidetele, mis ma seal väidan, on ju. Aga see on ka, et töötada regulaarselt oma nii-öelda mindset'iga, vajadusel vaadata, kui ikkagi 2-3 nädala jooksul asjad ei muutu sinu jaoks, ei ole tulemusi, sa ei tee mingeid asju ära, siis ilmselgelt on seal mingi sisemine sabotaaž, mis on juba teraapia teema, on ju. On ju, nii et ma olen kliiniline hüpnoterapeut, ma arvan hüpnoosi inimestega teha. Ma arvan igasuguseid, ma ei tea, ütlen sulle kohe lambist, mis sul see valeuskumus on, mikspärast see raha sinuni ei jõua, on ju. nii et sellised asjad nagu tuleb tegeleda, see ei lähe ise ära, see ei parane ise ära, on ju, et see on nagu, see tuleb ära teha ja mida rutem see asi jamma ära teha, seda rutem asjad hakkavad liikuma sinu jaoks. Aitäh sulle, Heidi. Mina omalt poolt ütlen lõpetuseks, et mul on tulemas minikursus 4 sammu, kuidas siis luua ettevõttes kasumit kasvatav süsteem. Ja ma olen veendunud, et selle jaoks on ka põhilised ikkagi selgus, süsteemsus ja järjepidevus nagu igal asjal. Ja selle minikursuse jooksul siis ma aitan sul luua selle süsteemi, mida siis, kui sa järjepidevalt seda kasutad, saad sa oma ettevõttes kasumit tõsta. Ja ma panen siia juurde ka lingid, kuidas registreerida sellele kursusele. Ja aitäh sulle, Heidi. Kas tahad lõpetuseks veel midagi Ja ma kuulajatele? väga julgustan kõikidel ettevõtjatel tulema siia Jaana kursusele, et mina nagu, kui ma aastaid tagasi track'isin nagu igapäevaselt müüke, siis nüüd ma nagu igapäevaselt ei track'i, sellepärast et mul piisab lihtsalt vaadata, et need müügid regulaarselt tulevad sisse ja tõesti ei ole päevi, kus mul ei tuleks müüke sisse, on ju, iga päev tuleb müügid sisse, aga see süsteemi loomine ja kogu see arusaamine, et raha tuleb ikkagi teiste inimeste käest, müük on oluline, siis kutsun teid kõiki 10 000 10 päevaga väljakutsele ja seal videod jäävad sulle vaadatavaks aastaks, nii et see ei ole nagu ainult ühekordne investeering.
aitäh, Jaana, kutsumast mind ja ma loodan siis jälle näha sind. aitäh sulle, Heidi, et sa tulid ja aitäh kuulajatele kuulamast. Mhm. nii. Aitäh.